seaduses olevat otstarbekohased ja nii muudetigi seal samas vastavad käskirjad ja anti trükki. Trükikojana kasutati üht ETK tubakavabriku väikest trükikoda, mis asus ETK tubakasaaduste, kus trükiti ETK tubakasaaduste pakendid ja nõnda edasi. Seal trükiti ka varem rahvuskomitee üleskutsed ja korraldused. ST tegi suvel suuri uurimusi trükikodades, kus võiksid rahvuskomitee üleskutsed trükitud olla, kuid ETK-l oli väike trükikoda, selle peale ei tulnud keegi. Seal trükiti seda ka veel nii heal paberil, et vastavad eksperdid leidsid, et sellist paberit Eestis ei leiduvad enam üheski laos ja oletati, et need on trükitud Soomes või Rootsis ja salaja Eestisse toodud, mis pärast trükikodade otsimine varsti lõpetati. Samal päeval koostati ja vaadati ka läbi valitsuse deklaratsioon, kus teatati valitsuse tegevuse astumisest Eesti rahva kuulumist oma vaimust läänemaailma, sellest ülekohtust, mis on tabanud maad ja rahvast mõlema okupatsiooni nii Vene kui Saksa kaudu, et valitsus on küll välja kuulutatud, kuid uus Vene okupatsioon on maale tungimis, mille vastu valitsus protestib kogu maailma eest, lõpetades sellega, et meie jõud on väikesed selle uue sissetungi takistamiseks, kuid valitsus jätkab edasi võitlust iseseisvuse taastamiseks ning kutsub üles kogu Eesti rahvast truuks jääma oma rahvusele ja iseseisvuse mõttele. See deklaratsioon võeti valitsuse koosolekul vastu ja otsustati trükis avaldada. Arutati veel olukorda üksikute sõjaväelistega, kuid nende arvates olukord oli muutunud täiesti lootusetuks. Sakslased olid alustanud suurt taandamist ning tõmbasid oma väeosad Narva frondilt otse üle Paide tüli, mis pärast sissetung Narva kaudu Tallinna oli täiesti vaba. Ainult üksikud Eesti väeosad veel võitlesid, kuid sakslased viisid kaasa ka kogu relvastuse ja laskemoona, mis pärast ei olnud ette näha, et suudetakse kuigi olulisel määral vastu panna. Samuti ei olnud ühtki keskust, kellel oleks olnud sidet üksikute Eesti väeosadega frondil. No nii. Me küsis selle koosoleku osas, kas Kleesment oli seal kaasas või oli ta lahkunud juba? Ta oli, tema lahkus koos Uluotsaga. Ja tema kunagi võtnud osa koos? Ei, mitte üheski koosolekul. Ja teine küsimus mul oli, millest on ju väga palju räägitud, on see pühaliku tõotluse andmine presidendile valitsusele. Seda siis tegelikult ei toimunud üldse kohe. Vaata, nojah, eks ta sellest oli juttu. Riigi teates on see trükitud ära, et Vabariigi valitsusliikmed andsid pühaliku vande. Kellele? No, jah, nad andsid muidugi selle vande, aga see nii nagu see sõnastatud on, see on niimoodi, seal ei ole toodud mitte ära üksikute liikmete nimed. Seal ei ole toodud üksikute liikmete nimed, vaid pausaalselt, et Vabariigi valitsusliikmed andsid selle vande. Nii et see on nagu see norm on ta täidetud, aga ta ei ole muidugi mitte Mismoodi siis see nagu tegelikult toimub? Loeti, ütleme see valitsuse või vandetekst seal valitsuse koosolekul loeti ette ja vandetekst loeti ette, aga siis muidugi ei olnud ju kõik inimesed ei olnud kohal, sealt ei selgu ju niimoodi, et tema oleks olnud ja see asi kõik 100%. Siis ma saan sellest aru, aga teine aspekt on ju see, et siis mille üle ka väljendud on Benno ja Rei, kes olid Rootsis. Ja Benno väidab, et tema pole kunagi mingit vannet andnud. Rei suhtes käib siis vaidlus ja mis mind on alati huvitanud, kas Rei kellelegi ka mingi vande üldse andis? Muidugi ei ole andnud, see ei saanudki anda, sellepärast, et ta ei olnud seal Eestis kohal ja muud vandevõtmist ei saanud. Aga pärast ta seda ka ei teinud? Ei, vaevalt seda ma ei usu seda. Mark arvas, et ta võib-olla käis Uluotsa haigevoodi juures, aga seda ei tea. No jah, seda ma ei usu, sellepärast, et kuskil ma ei ole näinud seda. No ja Uluotsa küsimus
mul tuleb ka siin... Ja las olla, me võime edasi minna, see on ainult üks küsimus. Ja, just, ja. Niimoodi. Üks asi veel oli, see sinu nimetamise üle on ju pärast on juttu selle allkirja puudunud. Kas sa tuled selle juurde tagasi ise või kommenteeriksid sa selle? Sest Kleesment annab ühe täiendava kirja välja, et Uluotsa allkiri olevat puudunud algtekstis. Ja selles võttu olevat Riigi Teatas ilmunud akt tühi. Ja pärast siis räägitakse, et Rei annab uue käskirja eriõigus. Ja, vaata seal igatahes seda olen mina näinud, et see on Uluotsa allkirjaga on see ka nii, nagu tema trükikojas on. Nii, et siis Kleesment eksis. Aga kas, ja sellepärast mina arvan, et tiigil oli Uluotsa üht blanko allkiri seal. Ja neid muidugi ei ole Kleesment, ei ole neid mitte näinud. Just. Ja sellepärast on selle üle ju üsna palju siin sekretusi olnud ja ma tulen nende asjade juurde, tulen ju tagasi, siin oli, kui tekkis just tüli minul ja Reil, siis ta ju määras selle Mägi ju sinna määranud selle koha peale. Ja nüüd ja meil pärast leppisime Reiga ära ja meil oli 3-aastane ilus korralik koostöö ja ei olnud mitte midagi. Ja sel ajal, kui oli Rei Londonis, siis ükskord Rahvusnõukogu juhatuse koosolekul Kleesment teatab, et Rei sel ajal, kui tema määras ka Rebase valitsuse liikmeks, Hans Rebase, määras ka riigisekretäriks Artur Mägi. Kas see oli siis juba jaanuaris 45? Rebane nimetati 15. jaanuari 45. Ja ma arvan, et see oli umbes samal ajal, see oli just samal ajal. Ja nüüd, mis see olukord tähendas? Mind oli nii-öelda tõmmatud ju Rahvusnõukogu presiidiumi. Rahvusnõukogu presiidium pidi sel ajal moodustatud saama väljas olevate vabariigi valitsuse liikmetest ja riigisekretärist. Mind oli sinna tõmmatud sisse ja kui riigisekretäri. Ja kui ma 3 aastat olid seal seda asutust nagu üles ehitanud ja vaeva neid, siis teatab Kleesment minule seda, et Mägi on. Ja ma ütlesin siis seda, et mis pärast mina siis siin olen. Ja oma kaitst aega siin raiskan ja energiat ja närvisi söönud. Ja siis tekkis mul ju kohe üks niisugune kontrollimine selle asjad, et see on ju, ja seda ei teadnud Benno ka mitte. Keegi ei teadnud, võib-olla Kleesment teadis või. Tähendab, et Rei pidas nii-öelda ajas korralikult asju ja oli hoopis teisiti talitanud, vedas Mägi alt ja vedas minu alt. Ja see niisugust mängu ei olnud sellega poliitiliselt. Mägi paberite seas ei ole ma ühtegi paberis leidnud selle kohta. Et tema Mägi oleks määratud või? See ilmselt siis toimus nii või oli see lihtsalt suusõnaliselt, aga... Pidi siiski teada. Ei, no eks arvatavasti ta teadis, aga ei olnud üheski kirjas, ei ole mingit märget. Seda võib-olla ei ole. Aga nüüd, kui me selle küsimuse juurde lahendame selle küsimuse ka ära, et see, mis Rei kirjutab 49, siis kui mina seda teada sain ja ma ütlesin, et ma lähen siit asutust minema, mis ma siin teen. Ja Rei kirjutab siis, armas sõber, loodetavasti olen ma küll ise 4 päeva pärast Stockholmis, kus saan kõigist asjust suusõnal rääkida ja see kiri jõuab vaevalt paar päeva varem sinna, kuid tõttan sulle siiski kirjutama, kuna Kleesment mulle teades, et sa oled andnud avalduse lahkumiseks peasekretäri kohalt ja olevat öelnud, et sa juba mõnda kuud ei ole südamega asja ligi. Kui põhjuseks on see, et vahekorrad Artur Mägiga on seni lahendamata, siis usu mind,
et see ei tohiks selliseks põhjuseks olla, et ma seda seni ei ole lahendanud, ei tule mingil kombel sellest, et ma mingisugusel tagamõttel oleks seda venitanud, tahtes, et ebaloomuline ning kahemõtteline olukord edasi kestaks. Peamiselt ei tahtnud ma ühe hoobiga kahes kohas opositsiooni välja lüüa. Rebase juures ja samal ajal ka Mägi juures. Sellest ei tea Mägi sellest kirjast ega tea sina ka midagi. Aga see on ju... Teine põhjus, mis pärast enne Londoni sõitmist ei olnud võimalik asja Mägiga lahendada, oli lihtsalt ajapuudus. Suvel, kui Rooma ja Londoni sõidust tagasi tulin, pidin ma nende 5 nädala kestel, mis Stockholmis olin, üle jõu tööd tegema oma ülikooli töö kallal, nii et lihtsalt aega polnud ka Mägiga kokku saada. Ja neid asju ei ole hea kirja teel ajada. Ikka peab seda suusõnal tegema. Rebasega tegingi asja halvemaks. Rebasega Benno ju protestis, kui ta kuulis, et Reban on määratud ja siis ta tagandas selle Rebase halvemaks. See, et mul lihtsalt füüsilist võimalust polnud temaga kokku saada, et asjast enne suusõnalt rääkida. Rebasega aga ei saanud ma asja enam ripakil jätta enne kui kuuks ajaks ära sõitsin, kuna näis tõsiselt põhjust olevat karta, et tont teab, mida pudru võidakse vahepeal kokku, see oli see valimiskogu kokku kutsunud, kartis, et Rebane valimiskogu kutsunud. Siis tuli paratamatult Kordjuse sõlm järsult mõõgaga puruks raiuda. Mägi asjus aga mingit sellist momenti ei olnud. Sellega on parem oodata, kuni asja rahulikult ja vaikselt peab lahendama. Mina olin ise selles kindel, et siin mingit tüli ei tule, kui saan temaga suusõnal kõik läbi rääkida. Ja sedasama kirjutab nüüd ka Kleesmet, kes Mägit paremini tunneb kui mina. Nii et arvas sõber, saa minust aru, et minul selle asja juures vähematki vigurdamist ega ebaausat mõtet sinu suhtes ei ole olnud, nii et selle pärast sul küll vähematki põhjust ei tohiks olla meie tööst tagasi tõmbuda. Kõige vähem põhjust tagasi tõmbumist peaks just nüüd olema, kus puginistid EKK vara ilmselt hinge vaakumas on ja põhjust on loota, et ega kogu meie asi tervenemise teel on. Suusõnal lähemal päevil pikemalt seda tõttan, aga praegu kirjutame parimatud tervituseks sinu August Reikul. Ma tahtsin küsida, mida ma ikka ei saanud aru, mis pärast ta Mägi pani sinu asemele siis alguses? Vaat eks see oli see... Oli tal mingi motiiv või... Mina ei tea, mis momendil see oli, vaid meil tekkis ju üks vahejuhtumine Reiga ja me olime täitsa nii aukohtu vahekorrastega. Kas see oli siis ühendus selle... Hoiakuga. Tähendab, üks ajakiri ilmus, see oli ju vahepeal Demokraatlik klubi oli ja seal see andis ajakiri välja ja seal oli üks artikkel oli Hoiakus, mida olin mina kirjutanud ja seal oli üks väljendus oli... Viimase parlamendi kohta või? Jaa, just, ja viimase parlamendi kohta, et ma ütlesin, et niisugust surrogaati siin kuidagi moodi on teisigi siin olemas, et ei ole demokraatlikult mõttes. Kui tänapäeval seda kirjutadaks, siis ei juhtuks mitte midagi. Aga sel ajal see oli üks kohutav väljendus. Ja võib-olla, et mulge oleks tarviski nii kõvasti öelda, aga kuidas see tuli, ma siiski kirjutasin seda ja see ei olnud ju päris nii-öelda Läänemaa mõistete järele demokraatliku parlamenti ei olnud tema. Ja Ilmar Talve oli selle ajakirja peatoimetaja. Ja ma olin oma käsikirja sisse andnud ja ma läksin siis Malmsilmas Skaatenisse seda korrektuuri lugema. Ja mul tee peal tuli meelde, et ma redigeeriksin selle lause, seal oli ainult Hitleri parlamentidega ja Nõukogude Liidu parlamentidega, et ma teen selle ümber.
see pikad ribad olid ja ma ei leidnud seda. Ja Talve sai vihaseks minu peal, ütles, et ei, seda sa ei tohi teha, seda, siis pole mõtet seda, kui sina selle lause sealt välja võtad, siis pole üldse mõtet seda hoiakut anda. See on see ainukene asi, mille pärast me selle välja anname. Ja ma lõin ka käega ja ma arvasin, et vaidlus selle asja üle tuleb, aga see tuleb just rohkem selle vaikiva ajastu inimeste poolt ja see oli ju võib-olla, et oleks ka asjale kasuks tulnud, et inimesed hakkavad rohkem nii-öelda nagu demokraatlikumas vaimus mõtlema, see oli juba ära suretud, kõik see parteid ja erakonnad ja nii hakati juba 30. aastast saadik on neid Eestis maha tehtud. Tegid seda ju siis meie vaikival ajastul ja hilisemal ajal parteid olid kõigi kurja jõud, hakkasid sellega vabadussõjalised peale, seda tegi siis see esimene kommunistlik okupatsioon ja seda tegi Mäe ja see kõik grupp ja siiamaal lõpuni kõik see generatsioon, kes on praegu 60 aastast, nemad eestlast, need ei ole Eesti demokraatia kohta mitte ühtegi head sõna kuulnud. Ja ometi selle esimese parteide vabariigi ajal võideti vabadussõda, tehti maareform, viidi see kõik suur hariduslikud reformid ja üks kohutav ülesehitustöö, mis Eestis tehti nende parteide ajastul. Pärast oli ju, et see majanduskriis tekkis, ega see polnud siis parteide süü. Ja see tekkis igal maal ja niimoodi meil muidugi venitati seda krooni devalveerimisega. No niimoodi. Kas siis Rei vastas selle peale? No ja Rei oli see, kes vastas selle peale väga toonelt. Väga jämedalt, nii nagu tema toon on siiski. Selle ta kirjas oma maas. Oma maas just ja see oli muidugi ja mina vastasin temale siis ka umbes samas vaimus ja siis täitsa nii poleemiliselt ja muuseas ütlesin, siis panin sinna lõppu veel niisugust lauset, et mis me niisuguse mehega siin üldse arvestame, kes on Soome vabatahtlik Eesti vabadussõjas tempeldanud Soome valgedeks lihunikudeks ja mis ma seal siis veel ütlesin, puhtal kujul. Tema ründas nagu isiklikult mind ja mina panin selle sama mõõdupuuga temale vastu. Ja just see lause, et see me ütlesin, et Rei on kirjutanud siis selle sama soomlaste kohta Soome valged lihunikud, et tema ütleb, et see on vale ja see on maanti on teda laimanud ja sellest tekkis siis aukohus meil vahel just. Ja siis moodustati ka aukohtunikud ja selle aegselt riigikohtunikud olid siis Paul Poom, Timoteos Grünthal ja Fridolin oli 3 riigikohtunikku, need siis pidid siis meie asju lahendama. Ja seni kaua, kui see asi oli lahendamata, ei saanud Rahvusnõukogu moodustada sellepärast, et Rei oleks tulnud sinna Rahvusnõukogusse esimeheks ja mina peasekretäriks, aga meie vahel oli see tühi alles lahendamata. Kohe tuleme ka. Ja siis ja seal oli ja mina Rei kaevas siis minu peal ja mina kaevasin vastu kaevusega Rei peale ja need paar korda need mehed arutasid ja viimaks lõid käega, et meie seda asja ei lahendagu ise omad asjad ära, meie ei hakka siin. See jäi siis niimoodi? See jäi õiendavalt, aga siis olid mitmesugust jõud siiski mängud mõlemad poolt, igalt poolt, et nad ja Rei peavad ära leppima ja viidi asi viimaks lõpuks nii kaugel, et me saime siis kokku ja siis leppisime ära. Millal see oli? No see oli kohe ennem Rahvusnõukogu. 47 seda? Jah, just ja kohe selle järel läks Rahvusnõukogu koosolekud läksid käiku ja niimoodi. Kes seda vahendas? Seal oli mõlemad poolt oli, seal oli siis ütleme seal Sikkar ja Benno ja Kleesment ja kõik, kes seal siis oli ühelt või teiselt poolt, kes tahtsid Rahvusnõukogu käima panna. Tohin ma küsida ühte asja, ma nägin oma maas, seal Pukk kaitses
Reid sinu vastu. Jah. Pukal ei olnud enam selle leppimisega midagi tegemist? Ei olnud, temal ei olnud muidugi selle koha peal enam midagi tegemist, aga Pukk kaitses seda oma institutsiooni, sellepärast et see tema riigivolikogu oli ma ju riivanud. Ja siis leppisime, siis Rei võttis natuke tagasi ja mina võtsin ka tagasi, kuna Rei ütles seda, et tema ei ole mitte seda artiklit kirjutanud. Ja asi oli õieti niimoodi, et mina lugesin selle, ega ma omast peast ei võtnud seda, vaid lugesin seda omal ajal vabariigi algaastatel Vabamaast, kus selleaegne peaminister Otto Strandman Riigikogu koosolekul viskas selle süüdistuse Reile näkku. Ja Rei on vaielnud küll vastu, aga see on, aga muud midagi ei juhtunud ka. Ja siis Rei nüüd ütlebki, seletaski mulle niimoodi, et mis Strandman oli riigivanem, et mis ma riigivanemal sain teha, aga Strandman ei võtnud ka neid sõnu tagasi ja Leht tõi see asjad ära. Ja Rei ütleb, et tema ei ole kirjutatud, aga see artikkel ilmus sotsiaaldemokraatide Rahvasõnas või Rahvasõna vist oli. Seal ilmus ja kas see oli, ilma nimeta oli see, ilma nimeta artikkel ja seal nimetati just soomlasi valgeteks lihunikudeks. Aga kas see oli Rei kirjutatud või Rei teadmisel kirjutatud, mõned arvavad, et võib-olla see oli Joonas. Ja kuna Rei ütles, et tema ei ole seda kirjutanud, siis ei olnud mul ka põhjus, ma võisin seda ka tagasi võtta. Ma usaldasin Reid ja niimoodi leppisime me ära ja 3 aasta jooksul ei juhtunud, ei olnud meil erilist suurt südamesõprust, aga me olime täitsa lojaalsed ja meie koostöö passis väga kenasti, ei olnud mitte. Kas siis sind nimetati tagasi riigisekretäriks? Ega mina pole sedagi üldse teadnudki, et ma pole riigisekretär vahepeal olnud. Ega mulle pole... Ma mõtlen, kas Rei siis parandas selle vea ära? Ei, ega sel korral ei olnud üldse küsimus üleval. Sellepärast mina olen kogu aeg olnud selles Susus ja kõik teised ka ümberringi, et ma olen riigisekretär, aga et Rei vahepeal mingisuguse muu mahinatsiooni oli teinud, ega Rei seda siis oma nõukogu kaaslastel pole öelnud. Ennem kui see tuli nüüd alles 49, 3 aastat hiljem, Kleesmendi suu läbi tuli see välja. Kas Kleesmendki seda? Küll ta teab. Lähme nüüd siin. Lugesin ja seda, et selles olukorras oli ilmne, et ka valitsusel tuli taantada Tallinnast ja tuleb seada valmis põgenemiseks Rootsi. Rootsi Eesti keskusega oli saadud raadioteel ühendust ja vaat oli tellitud 22. septembri õhtuks randa. See oli see, mis rang pidi tulema, eks ole? Jah, just jah. Mis jäi nädal aega hiljem? Just jah. No ja siis on... Kas see oli siis Hiiumaal või kus see oli või see Haapsalu juures või? See pidi tulema Puise randa, see on seal Matsalu äär. Ahah, umbes jah. Ja Hiiu läidude kohal ja niimoodi. Ma 21. septembri hommikul lahkusime Ööveli juurest Ööveli veoautol. Ööveli juurde oli tulnud ka Juhan Kuslap õuel. Öövel tahtis käia veel Eesti Testiladi oma vabrikus ja pidime teel sinna selgus, et öösse oli olnud linnast laskmisi ja kokkupõrked. Paldiski maanteel oli paar surnud maas. Kullupildi laske kuuldus nüüdki. Need olid peamiselt Pitka mehed, kelledel oli kokkupõrked sakslastega. Pitka koos Laamaniga oli alustanud Eesti väeosade organiseerimist venelaste vastupanuks. Need olid mehed peamiselt Eesti leegionist ja mujalt. Nad olid saksa vormis, need kandsid saksa relvi. Pitkal oli oma staab Narva maandil, mille 21. septembril sakslased üle võtsid. Pitka ise viibis 21. septembril Kivilool.
kui Tiif tahtis saada temaga kokku, kuid ei saanud. Teistel oli vabrikutöölised, no siis ei ole midagi. Me sõitsime, tee peal saime lasta veel, pikamehed peatasime auto ja pika vahipostid peatasid meid. Meil ei olevat hoiatuspaugu peale seisma jäänud, mis pärast nad on pihta lasknud. Lähemal järelvaatusel selguski, et kuul oli läbi tunginud auto kerest. Sõdurid tahavad autod ära võtta, teatame, et see on Vabariigi Valitsuse käsutuses. Nad ei usu, tahavad tõendid, ütlesime tulgu kaasa omakaitsestaapi, kolonel Maide juurde. Sõitiski üks mees meiega kaasa Pagari tänaval asuvasse omakaitsestaapi. Pagari tänaval põletati akte ja seal selgitati sõduritele, et jätku auto rahule. Sõdur lahkuski ning meie sõitsime edasi Maapanga juurde, Tiifi kontori. Kell võis olla umbes 12. Seal oli juba rohkesti rahvast, valitsuse liikmed oma perekondadega, rahvuskomitee kaastöölisi ja muud teisi, pakkide ja kompsudega. Käisid seal ka rahvuskomitee liikmed Mänd ja Kull, kes samal päeval keskvanglast olid lahti saanud. Valmistada ära sõiduks, sest üldine taganemine ja põgenemine oli täies hoos. Meie põgenemiseks oli reserveeritud 3 veoautot, 2 öövel ja 1 ETK auto. Eesti pangamehed Arrak ja Pärtelpoeg lasid tuua pakke ja potte Eesti Panga varakambrist. Venelast süüdistavad seda, et on varastunud seal. Ja umbes kella 3 paiku olin pakitud ning valmis sõiduks. Olin roninud ka ühele autole servale. Enne ärasõitu tuli sinna Tiif ja teadas, et ta veel ei sõida linna, võib tekkida kodusõda ja rüüstamisi. Tema sinna jäädes saab seda vast ära hoida. Jäägu ka mina ja Reigu veel sinna ning aidaku temale kaasa. Ronisimegi oma pampudega uuesti autot maha. Meil oli reserveeritud üks sõiduauto, mis oli kolonel Maide käsutuses, millega pidime koos hiljem sõitma. 21. septembri hommikupoole oli trükitud ka Riigi Teataja circa 200 tükki. Valitsuse liikmed ja lähemad kaastöölised said ühe eksemplari, kuna seda veel üldiselt levitada ei lubatud, sest faktiline võim kuulus veel sakslastele. Mõnikümmend eksemplari neist andsid Tiifi kontoris töötavale advokaat Kivimaale, kes koos advokaat Mühlbergiga pidid oma paadiga väljuma samal päeval Rootsi suunas, et seda teed saata mõned eksemplarid Rootsi. Hiljem aga selgus, et Kivimaa ei ole Rootsi saabunud ja tema saatus on teadmata. Ja ka üks Raimla mees see. Kivimaa ja Mühlberg ka. Valitsusliikmed ning teised lahkudes linnast jäime edasi Maapanga majja. Käis seal veel mitmed sõjaväelisi, ma mäletan major Kurgvel ja teisi. Kokkupõrked linnas läksid ägedamaks, tuli otsida teid korra säilitamiseks. Korra säilitamiseks arvati sobivaks Soomest tulnud rügementi üks pataljon, milleni oli Tallinna eel nehatus Sahara joonis positsioonidel. See otsustati Tallinna tuua. Tallinna komandandiks oli käskirjaga Tiif määranud kapten Talpaku. Samuti ülendas Talpaku ja ülendas ta ühtlasi koloneliks. Samuti ülendas ta kindraliks kolonel Maide. Need käskirjad jäid aga avaldamata. Tiifi poolt ettevaatluse abinõud ja tarvitusele võtmiseks jäid aga rakendamata, sest ühe ettenägemata sündmuse tagajärjel langes ära vajadus selleks. Nimelt umbes 4-5 paiku pärast lõunat algas venelaste õhurünnak Tallinnale. Esimeste pommide langemisel tühjenesid tänavad kiirelt ning relvastatud gruppide kokkupõrked ka lõigati ära. Igaüks katsus, et sai lähemasse varjedesse. See pommirünnak ei olnud nii tugev, kui see oli märtsi rünnak.
kuid ta oli kaunis intensiivne. Umbes kella 8 paiku õhtul lennuväljadel, raudteedel, sildadel ja mujal. Plahvatuste mürin linnas muutus ägedaks, nagu seda varem Tallinnas ei olnud kuuldud. Mida ja kui palju õhku lastakse, pimeduse tõttu ei olnud võimalik selgitada. Käisime kord Maapanga pööningul asja orienteerumas. Oli näha siin ja seal tulekahjusid, kuid lähemat pilti ei olnud võimalik saada. Plahvatuste ja mürine järele otsustades oli tunne, et pidi jääma vähe maju, mida ei purustada. Plahvatused kestsid umbes kella 1-ni öösel. Öösel sai meil teatavaks, et kolonel Maide auto, millega pidime välja sõitma, oli saanud õhupommitamise tabamuse ja põlema süttinud. See seisis Raua tänaval Uue Pritsimaja kõrval. Umbes kella 2 paiku öösel helistatakse meile omakaitsestaabist, et katsugu meie kiirelt linnast lahkuda. Venelased olevat heitnud parasütisti Kurnale ja seal võivad taganemise tee sulgeda. Meil ei olnud aga autod ja väljas oli nii pime, et üksikud sakslaste trupid teostasid veel õhkulaskmisi, mis pärast oli küllaltki ohtlik linnast välja minna. Kolonel Maide lootis saada üht veoautot. Selle juht oli sõitnud omakseid kuhugi Lasnamäe kanti viima, pidanud tagasi ilmuma, kuid jäi ilmumata. Maapanga huvil oli eelmisel õhtul sõitnud aga üks reisposti omnibus. Selle olid sinna toonud 2 Soome rügemendi sõdurit. Üks neist oli kohtuministri nõunik Vodja Poeg. Vodja ise oma abikaasaga oli ka Maapanga varjendis. Poisid magasid ise ühes korteris Maapanga majas. Püüame poisse äratada, kuid need magavad nii raskelt, et peaaegu võimatu ega taha midagi teada ärasõidust. Mitmekordsete katsete peale läheb korda poisse siiski äratada. Need ei taha aga midagi teada linnast lahkumisest. Nende olevad leivad omnibussis ja seda need viivad oma järgmisel hommikul Nehatusse oma pataljonile. Pika ja vaevarikka seletuse peale läks korda poisse äratada ning neile seletada, et venelased on varsti linna tulemas ning et neil ei ole enam mingit võimalust Nehatu minna. Omnibus oli laeni 1-kilolise leivapätse täis. Algas selle mahalaadimine Maapanga hoovile. Maapanga hoovil oli põgenikke ka maalt. Mäletan üht talumehe vankrit, kus oli muu kraami hulgas 2 elusat siga, kellega mees oli oma talust põgenenud. Vahepeal oli läinud kolonel Maide oma korteri veel midagi korraldama ning ei olnud tagasi tulnud. Tõttasime Reigoga tema korteri, mis oli politsei ajal Uue Pritsimaja lähedal. Kell oli 6 ringis ja juba oli valge. Linn oli kui välja surnud ning täiesti tühi. Selle tee peal tuli meile vastu ainult üks veovoorimees sõites. Voorimehe plaan vankril istus iga nurga peal üks vana Eesti muudris sõdur. Igal ühel püss põlvede peal ning üks kast õlu keset vankrit. Laul oli täies hoos. Nii hästi voorimees kui ka 4 sõdurit. Politsei ajal selgus, et pomm oli kukkunud kindralite maja ja Pritsimaja vahele, purustades seal ümbruskonna majade aknad. Kindralite maja aknad ja uksed olid purustatud ja korterid krohvi täis. Oli veel üksikuid elanikke, kes oma kraami pakkisid. Leidsime Maide ja tõtlesime tagasi. Umbes kella 8 paiku hommikul saime omnibussile, mis nüüd juba leibadest tühi oli ja inimesi täis tulnud, hääled sisse ja sõitsime Kaarli kiriku kaudu Paldiske maantee ja sealt kaudu linnast välja. Üldiselt oli linn terve, ainult mõned puud Kaarli puiesteel oli pommitamisest murtud. Siin ja seal oli üksikuid tulekahjusid, kuid meil jäi mõistmatuks, kus oli toimunud see kohutav õhkulaskmine, mis möödunud ööl plahvatuste järele otsustades väga laiaulatuslik pidi olema. Pika Hermanni tornis jäi Eesti lipp meie selja taga lehvima, kui meie linnast lahkusime. Kes selle sinna üles tõmbas, ma ei tea, igatahes Tiifi staabist seda korraldust kellelegi ei antud. Paldiski maantee oli põgenikke rohkesti, Keila vallamaja juures oli Eesti lipp väljas, ümbruses liikus Eesti sõjaväelisi ja omakaitsemehe täies relvastuses. Meie sõidusuun viis Riiseperesse. Riiseperesse jõudes olid seal kui sõjalaager, põgenikke sõjaväelisi
alevivahe täis. Vabariigi valitsuse liikmed, nende kaaslased olid oma peatuspaiga võtnud Riisepere seltsimajja, kus oli põhud maas ja kus eelmine öö oli magatud. Teel laitsi juures astus Tiif maha, et veel läbi astuda oma laitsel asuvast Jaanikese talust. Riiseperesse jõudsime umbes kell 12 paiku. Seal saime ka varsti kuulda, et samal päeval umbes kell pool 12 olid Vene tankid juba sõitnud Tallinna. Riiseperes olevat nii, et me tulime umbes 3 tundi enne venelast tankide sisse tulemast, tulime sealt tulema. Riiseperes olevat ja sealt läbi sõitnud Eesti sõjaväelast olid täis võitlushindu. Enamus neist oli väga hea automaatrelvastus ja seal otsiti ohvitseri ning iga hinna eest taheti korraldada vastuhakku. Nendega ka kõneles Konolel Maide ja arvas, et suurt vastupanu mõtet enam ei ole, peab püüdma põgeneda Saaremaa suunas. Ei tahetud seda kuulda. Ma mäletan nüüd paarikümne mehelist gruppi, kes tulid ja otsisid ohvitseri, kes neid lahingusse viiks. Pisar silmid seletas üks sõdur, et see ei tule kõne all, et Vanka tuleb ja meie laseme jalga. Ei, mängime oma pillidega nii kaua, need veel hüüavad. Ütlen, et kuigi kaua need ei hüüa, meil pole varustust. Me muud ei tahagi kui surra, aga Vanka eest maalt ei põgene. Nõnda neid nii rahvuslikke ja täisvõitlushindu noori isamaalasi teisiti talitama ei olnud võimalik sundida. Ja ma vaevalt kahtlen, et ma nii siirast ja ohvrimeelset rahvuslust eestlaste hulgas varem oleks näinud, kui ma seda nägin sel päeval Riiseperes. Ja seal organiseeriti ka vastupanu Riisepere Ellamaa liinil, kui suurel ulatuslikult see kujunes, seda mul ei olnud enam võimalik kontrollida, kuid seal koguti kaunike hulk sõjamehi ja ka ohvitseri. Neil oli kergemaid relvi ja tankidele rusikaid ning mõned vähema ulatusega kokkupõrked leidsid kindlasti aset. No ja siin on see taganemine nüüd kõik siin ju sees, ma ei tea, kas seda mõtet kõiki lugeda on. No ja mis siis valitsusest edasi sai? No valitsus jõudis siiski randa. Jõudsime randa. Ja jõudsime randa ja seal valitsus pidas rannas võiks ju veel seda öelda veel nii, rannast oli niimoodi, et seda Rootsi paati ei olnud tulnud. Sama 27. septembril pidas Vabariigi valitsus oma viimase korrapärase koosoleku, millest mina osa võtsin. Kus see oli? See oli seal rannas, baptisti ja Palmemäe ruumides. Just ja no vaata, siin ongi meie poolt varem ette saadetud ETK-st ja leitnant Roosivannus ja teised olid sidemeiseks Rootsist oodatava paadiga. Seal selgus aga, et paati ei olnud saabunud, tuli oodata. Varemgi oli paadiga nii juhtunud, et see täpselt ei saabunud ja lootus oli, et saabub öö jooksul. Meie autot parkeerisid Poka talu õues ning meie kaasasõitjad otsisid omale ümbruskonnast peatuspaika ja ulualust. Suurem grupp neist naisi ja lapsi majutas end seal asuvasse baptisti palvemaja, kuhu toodi õled maha. Teine osa ümbruskonna heinaküünidesse. Sama 22. septembrit pidas Vabariigi valitsus oma viimase korrapärase koosoleku, millest mina osa võtsin. Koosoleku pidamise kohaks oli baptisti palvemaja köök. Arutati põgenemisega seoses olevaid küsimusi ning valve korraldamist külas. 23. septembril hommikuks selgus, et oodatud paat ei olnud saabunud öö jooksul. Tekkisid oletused, et see võib-olla ei saabunud, Soela väinast läbi ei saanud, võidi kinni võetud saada ja nii edasi. Päeva jooksul alustati otsimist teisi võimalusi. Neid aga peaaegu lähemas ümbruskonnas ei olnud. Paadid, mis rannas olid kas läinud või ka kes minna ei tahtnud, need olid oma paadid peitnud kartusesse, et need relva jõul üle võetakse. Ja mõned, kes veel lahkumas olidki,
neil oli endilgi täis last, nii suurt hulka, nagu seda oli meie grupis, ei olnud mingit võimalust üle viia. Seal peale meie poliitiliste kaastööliste oli veel rida kultuurtegelasi, kes koos meiega olid ära sõitmas. Nii oli seal Friedebert Douglas abikaasaga, Tiit Kuusik, malemeister Keres, doktor Küümets ja palju teisi. Need kõik tahtsid jalga lasta. Kui raske oli juhuslikul võõral end mõne paadile peale kaubelda, iseloomustada üks lugu, mis selles rannas oli sel päeval nähtud. Seal oli väljapääsu võimalust otsimas ka Rapla õpetaja Mälk. Tal oli ameti rist kaelas ja talaar käe peal. Ta kauples end ühele reisu valmis paadile peale. Keeldudi pakkumise peale läks õpetaja ise omavoliliselt paati. Randlased ajasid teda maha ja kui ta seda ei teinud, alustati temale vett loopimisega senikaua, kuni ta paadist maha tuli. Hiljem küll arvati, et õpetaja talaar oli see, mis sai talle saaduslikuks. Nimelt olevat randlastel ebausk, et papiga ei tohi merele minna, see toovad õnnetust. Võib-olla oli see õigus. Õpetaja Mälk nähtavasti pääses sealt siiski kuidagi Saaremaale ning sealt ühe laevale, mis pidi viima Saksamaale, kuid see sai torpeedo tabamuse ja ta hukkus. Laupäeval 23. septembril oli veel võimalusi üle Virtsu pääsemiseks Saaremaale, kuid seda keegi ei tahtnud. Teadmata oli, kas sealgi asi parem on, kuna siin oli vähemalt väikenegi lootus, et Rootsi paat saabub hilinemisega. Meie grupis oli inimesi umbes 150 ümber. Need kõik ootavale paadile oleks mahtunud, siis arvati, et kõik juba saab paadi, kui juba saab paadi, siis võib inimesi esialgu vedada Hiiu laidudele ja sealt järk-järgult edasi. Bensiini oli küllaldasid. Laupäeva lõuna saabudes tulid teated, et venelased on läbistanud Tallinna ja saabunud Riiseperesse. Meeleolu langes kiirusega. Olime ühel poolsaarel ja olukord ähvardas kujuneda selliseks, et terve grupp võib sattuda lõksu. Osal inimestel oli lõppemas toit. Rannaküla, kus asetsime, oli väga vaene ja nii suure hulgal ei olnud seal pea midagi saada. Ka öö vastu pühapäeva 24. septembril ei toonud mingit lahendust. Seisukord muutus juba lootusetuks ja Virtsu kaudu Saaremaale pääs oli õhku laskmat, Virtsu kaudu Saaremaale pääs oli õhku laskmiste kaudu suletud. Osa inimesi, kes meiega olid kaasa sõitud, nähes täiesti lootuset olukorda, otsustasid tagasi sõita sisemaa poole, kus võimalused paremad varjamiseks ning kus on võimalus saada toitu. Tagasisõitjad kogunesid üks veoauto täis, oli nende hulgas Douglased, Theodor Männit Maapangast, Rosimannuse abikaasa 3 lapsega, mu noorem vend abikaasaga. Mu vend suvereeris, et ma teeksin sama, pani ette, et läheme tagasi rajooni, kus saab hästi varjata ning ei ole karta, et võib sattuda nälga. Mul oli aga tunne, et kui tahab pääseda välja, tuleb hoida ranna ligidale, sest sisemaalt rannaga ühenduse loomine on väga raske. Kuna rannast vastu võib ikka mõni võimalus avaneda ja ei olnud kadunud lootus, Rootsi paat võib saabuda. Halb oli see, et meie side Rootsiga oli katkenud ja viimane teade, mis oli saabunud Soome sõjaväe teeniva isikute kaudu, oli, et paat saabub 22. septembril. 24. septembril otsustasin küla keskelt kolida rohkem küla servale. Seal ühest talust sain jutul ühe 70-aastase vana taluperemehega. Ma ta nime hästi ei mäleta, kuid ta kõnelemine oli pisut takistatud. See vana peremees oli tugeva rahvustundega ja tugeva talupoja intelligentsiga. Tal oli huvi avalike küsimuste vastu ning ta hindas poliitilise olukorda päris õigesti. Saanud juba hea jutusoonele, küsisin talt, et kas ta ei taha mind omale sulasaks. Ta mõtles, et kas ikka oskan talutööd ja kas ta
suudab palka maksta. Vastasin, et küllap ma seda tööd ikka veidi tunnen ning mis palgasse puutub, siis ma ei taha muud kui süüa. Peremees arvas, et kui nii, et ainult söögi eest, siis asi laseb ennast korraldada. Usaldasin talle siis oma seisukorra ja et kavatseme sealt kaudu pääseda. Talu lakas näitas paiga, kus võib puhata ja kuhu ka oma seljakoti ja kohvri vedasin. Nüüd magasin sellest talus ning sain seal süüa, sest oma toit oli juba otsas. Pühapäeval 24. septembril õhtupooliks saabusid meie külla teated, et venelased on saabunud juba Martnasse ja see ei olnud meie asupaigast enam kuigi kaugel. Oli selge, et suures grupis meie koos enam ei saanud olla. Meie suur grupp haigus väiksematesse gruppidesse laiali, kaugematesse taludesse ning heinamaa küünidesse. Ennem üldist ajutamist varustas Pärtelpoeg valitsuse liikmed ja lähemaid kaastulisi Vene rahaga, mida tal oli rohkesti. Minu portfellis oli 5-6 tuhat Saksa marka, nüüd veel 8000 rubla Vene raha, millest portfell oli tulvis, kuid millel antud momendil ei olnud nimetamisväärt väärtust. Üle sõita ega toitu osta selle eest ei saanud. Mõned dokumendid ja üle paki riigi teatajad, mis veel olid, peitsime koos Tiifiga. Peale minu ja Tiifi selle asupaika ei tea keegi. Jätsime kumbki endile tasku ühe eksemplari riigi teatajast. Tiifi kätte jäi veel korrektuur äratõmme valitsuse deklaratsioonist. Seda pidi trükkima 21. septembri õhtul ning üles kleebitama, kuid see jäi teostamata, kuna 21. septembri õhtupoolikul pommirünnakul oli üks pomm kukkunud NTK hoovile ning seal purustanud elektriseadmeid, mis pärast jäi selle trükkimine teostamata. Tiifil oli kontakt ühe seal rannas ühe ärimehega, kel oli kuskil olnud kauplemine ühe paadi ostmiseks. Nad käisid seda selgitamas, kuid nähtavasti see ebaõnnestus. Esmaspäeval 25. septembri hommikupoole olid venelast juba meie asupaigast 15 kilomeetrit eemal Ridalast. Nende saabumist meie külla oli iga minut oodata. Esmaspäeva hommikul tuli Ridalast tagasi meie juurde insener Tepaks, kes eelmisel päeval oli sisemaa poole sõitnud ning kes oli seal juba Vene sõjaväelisi kohanud ja neid kõnetanud. Kuna meie külas olid mitmed veoautod täis mitmesugust kaupa, tööstussaadusi, tuli ta uuesti sinna tagasi tööstussaadustega oma pauna varustama, mille vastu lootis sisemaal saada toitu. Ta sai seal siipi ja nahka ja ühest autost. Minu portfellis olev raha kurss langes kohutava kiirusega, oli selge, et Saksa rahaga enam ei olnud midagi teha. Vene raha väärtus oli veel kuidagi küsitav, aga seegi oli kaunis kahtlane. Otsustasin oma raha tagavara vahetada kindlama valuuta vastu, panime kõik oma Saksa raha ja osa Vene raha portfellist talu heinakihi sisse ning laadisin oma portfelli täis ilusat kollast pressitud sigaretitubakat, mida sain ühelt ETK tubakavabriku autolt. Sellel oli peal sellist ilusat ammu nähtamatut tubakat, 2 suurt pressitud palli. See tubak tuli mulle kaasa Rootsi ning sellest jätkus Plotski keeramiseks laagripäivil mitme kuu vältel. 24. septembri pühapäeval õhtupoolikul oli saanud oma kooli klassikaaslase leitnant Rosimannuse meie küla lähikonnas kontaktiga grupi Tartu raudteelastega. Rosimannus, see on natuke juba liiga isiklik see asi, kuidas minus ära välja tulemine oli. Ega siis minul nüüd juba Tiifiga kadus siis, otsustasime laiali minna, et vaatab, et mis siis saab, kes siis välja saab või ei ole. Aga sina said siis mingisuguse paadi veel? No mina sain, ma võin ju selle osa siin veel lugeda siin Tartu, see Rosimannus, minu kooliveed, klassiveed, suuri hiljaaja eest siin Göteborgis ära sõitis siin Pruuströmi laevade peal. Rosimannus kandis mereväelase vormimütsi. Ta saatis ise oma perega tagasi, tal oli üks pooleaastane laps ja 2 suuremat last ja naine olid ka rannas. Aga kuna paati ei olnud,
ja tal oli üks sants ühe väikse paadiga, ütleb, et 1,5-aastase lapsega ei saa mitte minna niisugusele merele ja saatis siis oma perekonna Eestisse tagasi. Ja see perekond oli seal Eestis elas siiski üle ja 20 aastat hiljem said see naine ühe selle 1,5-aastase lapsega, mis nüüd oli juba 20-aastaseks peaaegu saanud, siia talle järele. Niimoodi on inimeste saatus. Ja ta oli saanud, Rosimannus oli saanud kontakti ühe Tartu raudteelastega. Mehed olid tema juurde tulnud ja öelnud, et nad olevat saanud ühe kaluripaadi ja nüüd monteerimas sellele automootorid peal. Neil olevat motoriste, kuid ei ühtki meretundjat. Kas Rosimannus ei tahtnud neile meremeheks kaasa tulla? Rosimannus läks neid vaatama, tuli paari tunni pärast tagasi ja ütles, et väga riskantne on sellise ristapuuga kuhugi sõita, aga kui midagi paremat ei ole, võib ka vähemaga katsetada. Rosimannus võttis oma kohvri ja ütles, et jätkavad selle ehitamist ning kui sellele hääled sisse saab, katsub ka mulle tuua sõna, et ehk saan minagi sellele peale, kuigi seal juba 10 inimest paadimeeskonnas oli. Selle küla ümbrust paremini oli Kuslap, kes oli sama teed kaudu kord Sala ja Rootsis käinud. Ta oli ka ühe kontakti saanud ühe Rootsi paadi suhtes. Ja eemal oli umbes 7 kilomeetri kaugusel Tauksi saar, kuhu pääses läbi soise ja vesise maaga jalgsi ja hobusega. Kuslap reisul oli sattunud Tauksil kokku ühe Tallinna ärimehega ja see ärimees oli saanud ka ühe paadi osta, ühe väikese mootorpaadi. Ja sel ärimehel oli kaasasõitjaid, kuid puudus meretundja. No ja see räägib selle Kuslapi asjast, tema sai selle pragi, kaubad olid koos. Ja siis ma sain, Rosimannus saatis mulle sõna, et tulgu ma sinna Tauksi saarele, kus ta pidi mind siis mingisuguse kellaajal ootama. Ja siis ma läksingi sinna, see oli midagi 4-5 kilomeetrit eemal selle meie asukohast ja kes seal kõik tee peal vastu tulid meile siin ja niimoodi. Ja Tauksi kaluri käest kuulsime, et Liial, see oli üks, ja seal oli üks Liia laid oli seal Tauksi lähedal. Liia pidi olema veel teisigi paate, kes tormi tõttu olid saanud edasi. Aga Rosimannus ootas mind seal Tauksi ääres, aga oli tõmmanud selle laiule 1 kilomeeter eemale, juba nagu selle rohkem mandrilt eemamale, kui mina sinna jõudsin. Ja Tauksi kaluri käest kuulsime, et Liial pidi olema teisigi paati, kes tormi tõttu ei saanud edasi. Ja et Liiale võib pääseda ka jalgsi, kui teed tunda. Oli nagu madal vesi. Ta juhatas umbes suuna, kuhu kanti minna ja kus pöörata. Liia laid paistis selgelt. Haarasin oma pambu selga ja otsustasin sammuda läbi vee Liiale. Ja siis läks sealt, aga siis mere liikumine vees ei läinud aga nii kiirelt, kui seda arvata võis. Merepõhi oli hea, liivane, kuid seevastu täitusid saapad varsti liivaga, tehes neid raskeks ja täit varustust seljas kandes tekitas see väsimust. Kohati tõusis vesi puusadeni ja siis jälle vähenesid sammumine veelgi. Hakkasid jõupõle videvikus, kui Liia laid oli ikka veel kaunis kaugul. Tõusis ka tuul, mis tekitas lainetust. Ikka edasi sammudes pimendes kiiresti ja Liia laid kadus ja vesi tõusis. Ja oli selge, et Liiale sel päeval ei pääse.
kuid seal oli üks heinaküün seal pooleldi vee sees. Ja siis pugesin sinna heinaküüni selleks ööks. Ja järgmine ja seal külm oli kaunis ja niimoodi. Ja siis oli muidugi öö siis seal. Ja järgmine hommikul oli Liia laid paistis umbes poole kilomeetri kaugusel ja seal oli näha inimeste liikumist. Ja siis ma hakkasin sealt jälle uuesti sammuma sellest järgmine hommiku ja alguses ta oli juba tõstis juba vesi, tõstis juba jalad nagu ülesse, aga siis ikka katsusid siiapoole, sinnapoole ja varsti oli niimoodi, et oli juba jalg jälle uuesti põhja ja niimoodi jõudsin ka ma sinna Liia laiule välja. Ja seal oli juba siis Liia laiul oli terve rida 1-2-30 inimest. See oli üks tühi ja niisugune väike pisike saar, aga seal oli üks kalurite onn ja kus sai siiski tuld teha ja inimesi, seal oli 2-30 inimest oli, kes ootasid ka sealt välja pääsu. Ja ma sain seal siis selle Roosivannusega seal laiu peal uuesti kokku. Ootasime kogu teisipäeva, see on 26. septembri päeva, kui tuul ei raugunud. Tuul oli toidumoon, mille mu naise ema mulle juba nädala eest oli kaasa andnud, oli lõppenud sama, oli olukord ka Roosivannusel kaasa. Kaaspõgenikud saime üht-teist, kuid need olid oma toidu tagavarradega ettevaatlikud, sest teadmata oli, kui kaua tuleb teel olla. Öö jooksul tuli Liiale veel üks kalur ning tõi teated, et venelased on esmaspäeva õhtul olnud juba Rannakülas Kokatalu juures, kust meie mõned tunnid varem olime lahkunud. Jällegi oli õnne, kuigi see sündis läbi vaeva ja viimasel minutil, kuid ja ilmastikuolud ei näinud paranevad ja kolmapäeval 27. septembril ega ka neljapäeval meeleolu muutus rahutuks, juba liig kauaks olime jäänud paigale, ei võinud enam kaua oodata, venelased tulevad võib-olla laidudele ja sulgevad Soela väina. Kui toidu küsimus tegi osale meist tõsist muret, küpsetasime seeni ja sõime marju, mis saarel leidus. Õnn oli see, et saarel oli väike allikus, kus sai joogivett. Neljapäeva õhtupoolikul oli märgata juba tuule raugemast, kuid merel jooksid veel korralikud valged luiged. Roosivannus, kes näis olevat seal oma mereteadmises tooni anda, otsustas veel oodata. Reede hommikul arvasid aga asjatundjad, et asi on selle võrra paranenud või proovida ühte etappi edasi minna ja vähemalt Hiiu laidudele peaks pääsema. Sain ma siis Roosivannuse vahetalikusel koha Tartu raudteelaste paadis, kuigi minust sellel meeskonnal kasu ei olnud. Seal hinnati kaasasõitjad selle järele, mis tast kasu võis olla. Kas on ta meretund ja hea motorist või on tal bensiini. Mul ei olnud üht ega teist, kuid Roosivannuse mõju oma paatkonnas oli nii suur, et nimetamisväärt protestimist ei olnud. Reede hommikul 29. septembril kella 7 rongis lööme oma sõidukile hääled sisse ja Roosivannuse oma kõige ees, teised silmnäol järele. Seal oli ka veel seal Liia laiul oli veel 2 või 3 niisugust väikest paati. Algab reis Hiiu laidude suunas, kuhu oli maad umbes 20 kilomeetrit. Meie paat ei olnud kuigi kiiduväärse välimusega tavaline kaluripaat, kuhu automootor peale monteeritud, üks ots oli kaetud puldeniga ning selle all olid bambud ja naised ja üks väike laps. Sõit läks aga päris kenasti, ainult aeg-ajalt piserdas laine vett paati, niisutas riided märjaks umbes 3 tunnilist sõidu järele. Läheneme Hiiu laidudele, Varese laid ja nii edasi. Seal oli juba näha teisi paate. Matsalu kalurid oma korraliku kalapaatidega, sõjaväelise väikeste mootorpaatidega. Kõnetasime pisut Matsalu kalurid, kui äkki märkame umbes 300-400 meetri kaugusel üht suuremat halli paati. Käib mõte läbi, vast see on Rootsi paat. Näinud seda varem ei olnud, kuid halli värvi pidi see olema. Sõidame sellele lähemale, ka see paneb mootorid käima ja kaugeneb meist. Varsti aga peatab ja kui vahemaal lähemale jõuame, märkan, et treeningutel seisab püsti magister Erik Laid.
Ta oli tulnud järele Vabariigi Valitsuse liikmetele ning nende kaastöölistele ning riskinud 3. korda selle suve jooksul tulla salaja Eestisse, kuid ta jäi nädalipäevad hiljaks ja sündmuste areng Eestis oli toimunud kiiremini, kui seda väljaspool saadi ennustada. Neil olevat olnud äpardutil loobunud, tuli leida uus meeskond. Ühe päeva on nad vahetanud laeva kruvi, mis katki läinud, nii viibinud paat. Paat oli täiesti luksuslik võrreldes sellega, mis meie senini olime näinud. Puhtad punased poleeritud pingid, trepid ja nii edasi. Paadi juhiks oli kapten Rang, kes oma Südwesteriga täiesti suursuguse läänemaise mulje jättis. Nüüd oli küsimuseks, kuidas saada kätte Tiifi ja ta kaaslasi. See aga ei olnud enam kuidagi võimalik. Venelast olid randunud selles külas, mis oli meie asupaigaks juba 4 päeva eest. Ja kuigi oleks olnud veel mõeldav randumine mõne vähema paadiga ööpimeduskatte all, siis meie grupi liikmeid leida oleks olnud võimata. Nad olid kõik juba enne venelaste tulekut laiali hajunud ja 4 päeva jooksul jõudnud ei tea kui kaugele hajuda. Ei jäänud meil üle teist teed, kui laadida paat täis põgenikke väikestelt paadidelt ja Hiiu laidudelt, kes sinna olid kogunenud mingit võimalust otsima. Ma mäletan sealt abiolupaar Sasturvit, Riigikogu liiget Maakert, ajakirjanik Kuno Tamm perega ja rida teisi, muuseas see kirjanik, naiskirjanik, Keete Lillimägi oli ta neiupõlve nimi, Ainver oli ja lastega oli seal ja kes sellesse paati kohad said. Meie mahutasime paati circa 40 inimest pakki, kohvid osaliselt mereloopidest ning täie lastiga alustasime reedel 29. septembril umbes kella 2 paiku teekonda Rootsi suunas. Suurel merel veel tugev laiendus, mis meid kõiki merjaks jõudis ja nii edasi ja nii jõudsime siis õnnelikult siiski siia. Kas sina oled pärast kuulnud, mis sai siis nendest teistest liitlast? Mida mina olen näinud, eks ole, Tiif ja Susi läksid Siberisse ja Maide mõisteti surma. Ja ma olen, et nad hukati siis 45. Jah. Kas nad on muidugi kõik surnud, ma oletan? Need teated on ju kõik kuidagi moodi lansseeritud minu kaudu. Või ma olen neid andnud ja siia suuremat osalt, teisi mõned ka. Mina ei ole muud näinud, kui Susi kohta oli see, mis Solženitsid siis seal Gulagi arkipelaagis kirjutas koos mangis oli. Siin on nüüd üks kirj, mis minule toodi, see on Susi käekirjaga kirjutatud. Üks proua tuli Eestist, oli külas ja tõi minule selle Susi käega kirjutuse. Liidu ülemkohtu sõjakolleegiumi eesistuja Ulrich. Otsus 2.3. juuli 45. Moskvas, jah. Maide surma. Tiif 10 aastat. Pärtelpoeg Ernst Kull ja Susi 8 aastat. Pikkov ja Kaarlimäe 5 aastat. Vabaduse kaotusega ja pärast 5 aastat ja õigust ja Maide eraldati Butõrkasse esimesel, mis see siis oli? See hilisemast just saatusest ei tea midagi. Pärtelpoeg suri Kaugus-Idas, Pikkov Novosibirski juures, laagris, Kull Tartus 64 aastat sai sinna ja süüdi mõisteti kriminaalseaduse paragrahv 58
mis on nagu ühe teise käekirjaga kirjutatud peale ja siis Polli 10 aastat seal Voldemar ja siis Sumberg ja kes on puudu, on Liidak. Just. Liidak olevat siiski pääsenud, teda ei ole leitud, aga ta on surnud Eestis põrandal ja seda ma olen kuulnud. Aga millal seda ei tea? Vot seda täpselt ei tea. Ja Susi elas üle ja tuli tagasi ja suri siiski mõned aastad, 70 aastaselt mul on. Ja Susit sain ma mitu kirja, aga need kirjad enam ei ütle sellest palju midagi, need on nii nagu need kirjad on, aga see oli siis see esimene üks proua.